6 santia ja ütles Wolfs Vetosar kuulsast pühade suguvõsast Perunile, igavesele kaunile. Sa ütle, räägi Perun isa, mis saab suure rassi püha maast ja meie esivanemate usust. Räägi, heledat Jumalat. Kui tuleb raske aeg suure rassi poegadele, siis kes suudab päästa suure rassi püha maad ja taevase Frodo järeltulijat. Nii ütles tark Jumal. Teadke, inimesed, et raskeid aegu toob ajal jõevool suure rassi püha maale ja sellel maal jäävad alles vaid preestrid, kes hoiavad iidset tarkust ja varjatud teadmisi, sest inimesed kasutavad midaardi maa elementide jõudu ja hävitavad väikese kuu ning oma kauni maailma. Ja siis pöördub Svorogi ring ja inimhinged ehmuvad. Suure öö katab midaardi maa ja taevane tuli hävitab paljusid maapindu. Seal, kus õitsesid kaunid ajad, ulatuvad suured kõrbed. Eluandva maa asemel mürisevad mered. Ja seal, kus mered lainetasid, kerkivad kõrged mäed, kaetud igaveste lumedega. Inimesed hakkavad peituma mürgiste vihmade eest, mis toovad surma koobastes, ja hakkavad toituma loomade lihast, sest puuviljad täituvad mürgiga, ning paljud inimesed surevad, maitses neid toiduna. Mürgised veeööd toovad palju surma suure rassilastele ja taevase suguvõsa järeltulijatele ja janu toob inimestele kannatusi. Ja välismaalaste nõuandel, kes salaja saabusid Midgardile, hakkavad inimesed üksteiselt elu võtma värske vee ja puhta toidu nimel. Ja nad hakkavad unustama iidse tarkuse ja ühe looja Jumala seadused. Suur lahknevus tuleb Midgardi maailma ja ainult preestrid, suure rassi püha maahoidjad, kaitsevad iidse teadmise puhtust vaatamata puudusele ja surmale. Kuid ajajõgi toob taas muutusi oma voos ja jälle algab suure rassi suguvõsade ühendamine. Nad ühendab iidne tarkus, mis on säilinud rahvalikes lauludes ja legendides, edastatud suust suhu ja kirja pandud kividele, pühamutes ja altarites. Ja suurtes, santiasse kirjutatud. Palju tarkusi jääb paljudele suguvõsadele kadunuks, kuid nad mäletavad, et on taevarikka järeltulijad. Ja keegi ei suuda neid võita ega nende vabadust võtta. Palju eluringe läbib Midgardi maa Svarogi teed pidi. Inimlapsed ehitavad taas linnu ja templeid neile jumalatele, keda nad mäletavad. Õiglane ja õnnelik elu naaseb suure rasseni maadele. Kuid välismaised preestrid Kuldsetura templitest ja tapetud ränduri preestrid soovivad hävitada nende maailma ja rahu, sest need preestrid elavad võõra tööviljadest. Ja välismaised preestrid tulevad suurte rassimaadesse kaubitsejate ja jutustajate näol. Ja nad toovad valelegendid ning hakkavad õpetama suurte rassi inimesi ebaõiglast elu, kes ei tunne kurja ja petmist. Ja paljud inimesed eksivad, sattudes kiituse ja petmise võrku ning vahetavad õigluse maailma 9 pahe vastu. Laitus, vale, enesearmastus, vaimsuseta, kohustuste täitmata jätmine, teadmatus, kõhklus, laiskus ja isekus. Ja paljud inimesed loobuvad oma esivanemate püha usust ning hakkavad kuulama välismaiste preestrite sõnu.
Milline on see ebaõiglane vale, mis eksitab inimlaste lapsi valguse teelt? Veretuks ja venna tapmiseks ajad toovad välismaised preestrid suurte rasside maadele ja nad hakkavad inimesi oma usku pöörama. Rassi inimesed paluvad välismaiste preestrite abi. Teenijad võõrastele jumalatele ja pimeduse jumalale ja tapetud ränduri preestrid hakkavad valehoolikusega neid lohutama ning vallutavad nende hinged ja inimlaste laste rikkuse ja kuulutavad suurte rassi inimesi jumala orjadeks, kelle nad ise tapsid. Ja hakkavad neile rääkima, et kannatus on hea, sest kannatajad näevad Jumalat. 7 eluringiga katab pimedus suurte rasside maad. Paljud inimesed hukkuvad metalli ja tule tõttu, rasked ajad tulevad Midgardimaa rahvastele. Vend tõuseb venna vastu, poeg isa vastu, veri voolab nagu jõed. Emad tapavad oma sündimata lapsi. Nälg ja vaimne tühjus uduvad paljude suurte rasside inimeste mõtteid ja nad kaotavad usu õigusesse. Aga Jumal looja üks ja taeva perekond ei luba rassi hukka minna. Suurte rassi taassünd ja taeva perekonna poegade kaitseva vaimu ärkamine toob valge koer, kelle jumalad on saatnud suure rassi püha maale. Püha maa puhastub tuhandete aastate orjuse ja välismaiste vaenlaste ülemvõimu alt, kes toovad ohvriks oma laste verd ja liha. Ja vale ning ebaõiglase kiitusega mürgitavad nad taeva perekonna laste hinge. Taeva feniks näitab peajuhile algse tule preestrile 3 kuu rassi pojale ja kasvatab temast tarkade suurte preestrite, kellele aitavad võimsad valged jumalad. Ja suur preester toob tagasi esivanemate iidse usu suure rassi pühal maal ning ehitab teadmiste pühamu, kuju ja pühakodasid, et kõik suure rassi suguharud ja taeva perekonna järeltulijad tunneksid iidset tarkust ja õiglast elu. Ja pimeduse sulased tunnevad, et nende häving on saabunud. Ja nad hakkavad valetama suure preestri kohta ning eksitama tema õpilasi ja lähedasi lõpmatu rikkuse ja patuõnnega, et nad ei saavutaks vaimseid tippe õiguse maailmas, vaid jääksid igaveseks tumeda maailma orjadeks. Ja nad teevad kõik, et hävitada suur preester, et iidne tarkus ja esivanemate usk ei taastuks suure rassi pühal maal. Pimeduse jõud rakendavad kõiki oma jõude. Et kunagi ei sütiks pühatuli jumalate ja teie pühade esivanemate kujude ees. Välismaalased hakkavad üht rahvast teise vastu ässitama, kutsudes neid sõdima, et nad tapaksid üksteist maise vara pärast. Kuid need varad kuuluvad pärast sõdade lõppu alati välismaalastele. Miljonid elud viivad mõttetud sõjad välismaalaste soovide nimel, sest mida rohkem on sõdu ja surma inimlaste seas, seda rohkem rikkust saavad pimeduse maailma saadikud. Ja nad saavad mõju paljude suure rassi inimeste mõtetele. Tumedad jõud saavutavad oma eesmärke isegi hävitaja Fashi ja surma toovad tuleseened tõusevad üle Midgardimaa.